Sotsiaalministeerium esitas kooskõlastamisele tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades. Samuti keelatakse tubakatoodete riigisisene ja piiriülene kaubamüük ning piiratakse e-sigarettide koostist. Keelu rakendamisel nähakse ette erand peamiselt tubakatoodete või tubakatoodetega seonduvate toodete müügiga tegelevatele müügikohtadele tingimusega, et müüdavad tooted ja nende kaubamärgid ei ole nähtavad väljaspool müügikohta. Erandi saavad ka rahvusvahelisel liinil sõitvad laevad, sama erandi on kehtestanud ka Soome. Lisaks jaemüügi piirangutele tuleb edaspidi arvestada ka tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete riigisisese ja piiriülese e-kaubanduse keeluga. Rahvusvahelise e-kaubanduse keelamist on juba kasutanud 6 liikmesriiki ning veel 13, sealhulgas Eesti, plaanivad selle keelata. Lätis on siseriiklik e-kaubandus keelatud juba varem, keeld jõustus tänavu aasta alguses. Piiriülese kaubamüügi keelamist soovitab ka Maailma Terviseorganisatsioon. Seaduse muudatusega keelatakse sarnaselt tubakatoodetele ka e-sigareti koostises vitamiinide ja muude tervislikku muljet loovate lisaainete kasutamine. Elektroonilise sigareti vedelik ei tohi seaduse muudatuse järel sisaldada näiteks vitamiine ega muid lisaaineid, mis loovad mulje, et toode on tervisele kasulik. Selle kasutamine kujutab endast väiksemat riski tervisele kui muud tooted ega ained, mida seostatakse energiat ja jõudu andva mõjuga. Eelnõu aluseks on tubakapoliitika roheline raamat ja Euroopa Liidu tubakadirektiiv, mis tuleb Eesti siseriikliku õigusesse üle võtta 20. maiks 2016.